Ma olen saunaklubi direktor Andres Lukk, sellepärast ma peangi kõige rohkem tööd tegema. Ega siis töömees tööd ei tee, direktor peab tööd tegema. Aga füüsiline töö on ju see, mis vormis hoiab. Nüüd peab minema jõusaali, kui saab koduhoovist teha. Pesepotid, pannid, paad, kõik tööd, mis kästud vaja. Saunale oli sisse vaja vedada veetoru, uus elektrikaabel. Vaja on ära ühendada sisemised veetorud, plaatida seinad, teha, et saaks soojavalt ja õhtuks sauna. Talgulisi ei ole keeruline kokku saada. Kui suvel tahad sauna, siis kevadel tuleb ju ehitada. Jaanipäevaks peab kõik olema töökorras. Meil on siin Teoksil Lasila külaplatsi korrastus. Tulime siis külarahvaga kokku ja arutasime seda, et see aasta tahaks just kena vinget jaanitult maha pidada ja siis kuidas seda ikka teed, kui pole ilusat kohta, kus siis kokku tulla. Ja tahad sa frikadelli või peedisuppi? Ilma lihata peedi ja frikadelli. Ja väga vahva, et nii palju rahvast on kohale tulnud, et me siin lugesime vahepeal 30 ja siis kellel siin toimetused said läbi, et tuli veel juurde 5 inimest. Tuju on hea, kõht on ka nüüd täis, sai talgusuppi söödud ja ühistel jõududel siis pärast jätkame, et paneme pingid maha ja paneme mulda laiali ja teeme lõppaseme korda. Tulin 2018. aastal siia väravasse ja leidsin kohutavas korras see kalmistu. Ja tänaseks oleme 5. aastat tegutsemas ja see talgu fenomen on eriline. Sellepärast, et ühel kalmistu pühal tuli Kalle Vilms minu juurde, ütles, et proua Kuusik, kas me saaks kuidagi aidata? Aga meid on 5 pojapoega, tuntud riigisal vennal Jaan Helmsil. Ja täna on nad siin. Et minul on ka see asi selle surnuaga, et 5 aastat tagasi saan teada, et vanaisa siiamaad üldse ei teadnud, kus vanaisa maetud on ja siis käisime naisega, tulime sikliga kunagi siia, siis naine ütles pärast ei julgenud ära minna, siis et nagu õudusfilmis oli. Et oli kõik niimoodi võsa täis, otsisime siis siin põõsast ajal, kus vanaisa maetud, ei leidnudki seda kohta päriselt üles, et meil on kivi pandud siin keskele. Talgud on üks vägev märk, kui seda keegi võtab eest vedada ja inimesed leiduvad, kellel süda on õige koha peal ja tahavad kaasa teha. Kuule, nagu ikka, ühistus on aus värk, on küsitlus. See ettepanek tuli tegelikult ühistu liikmete poolt. Meie edastasime, tegime küsitluse ja inimesed panid, kas nad soovivad või ei soovi. Ja nüüd on mul telefon punane olnud ja on helistatud, et kuule, ma kirja ei pannud, aga ma ikka sooviks ka. Kuule, ma ikka leidsin. No näed, sealt üks tuleb jälle oma asjadega ja nagu ma ütlen, hea energia saabki liikuma. Kui sa annad vana ära, siis sa saad ju uut värsket tasemele. Ja et ma olen sellest väga üllatunud, sest aastaid ei ole seda tehtud ega olnud ja mul on väga hea meel, kui inimesed ise ettepanekuid teevad ja sellega ka kaasa tulevad. Tahes või tahtmata ikkagi. No, ma räägin, kõige lihtsamad asjad on mingi plastikpudeli, need lendavad ja ongi korras. Neid saab põhjast siis nagu sihukese spetsiaalse prügipüügi vahendiga, täiesti legaalne.
poloaer ja ütleme niimoodi, et üks selline võrgutikk. Põhiline on ikka pakend ja veel kord pakend. Minu arvates täiesti ilus tase, see ei ole... See on loodus. Loodus. Mis see sinine, kas see on laine? Tere, mina olen Eeva, helistan teile Teemäära staabist. Jaa. Uurin, et kas tänaseks on talgud juba tehtud või toimetate veel? Aga kui palju rahvast teil tuli, kui palju talgulisi siis seal tööd tegi? Aga kui te mingit tagasisidet tahate? Tahtsin uurida, et kuidas teil talgud edenevad. Juba lõppenud, aga palju teid neid kokku tuli inimesi? See oli mist ja ma ei saanud kätte teda seal. Sa võid talle korra siis uuesti helistada, ma leian numbri järgi üles, et tuleb pärast annab mulle telefoninumbri. Uuesti ütled, et palju tal inimesi oli. Okei. Tšau! Oli teiega tore aega veeta. Oli võimas päev, Eestimaa sai palju paremaks. Me tegime saunad korda, keldrid korda, kooliümbrused elurikkaks, koristasime prügi, mida kõike. Ma tänan kõiki talgu eestvedajaid, te olete üks vägev rahvas, tänan kõiki talgulisi. Meid oli kokku rohkem, nii talguid kui eestvedajaid, kui talgulisi sel aastal. Ja me kohtume juba järgmisel aastal, maikuu 1. laupäeval. Teeme ära!